Nii, ja kui me nüüd vahelduvast räägime, mis on siis tegelikult meile nagu kõndimine iseenesest ju kaasa antud, siis tegelikult seal ongi just see, et nagu ma rääkisin, liikumine toimub puusast, et me saame, kui sa siit proovid, me saame puusast väga palju jalga tõsta ja vahelduva sõidu puhul ongi oluline see, et see nii-öelda vaba jalg, mis on tuleb tagant ette, et see olekski tõstetud puusast, et sa ei hakka vedama teda põlvest või pöiast, et siis väsivad lihased ära, aga kui siit on tõstetud, siis tegelikult see natuke pöida hoiad enda poole ja see vaba jalg tuleb ise hooga mööda. Ja et me seda suuska pidama saaks, siis ongi nii-öelda see oluline, et see vaba jalg tuleb mööda ja sammu pikkus on tegelikult, kui sa juba sõidad, siis on kuskil 2,5 oma nii-öelda saapa pikkusest, et koha peal on seda tundub ka võib-olla isegi suhteliselt pikk, kui me siit nagu mõõdame kruubalt, et see asend jääb nagu ebaloomulik meil. Et nii-öelda siis välja aasta sammu pikkus on kuskil libisemise 2,5 sammu, et kui me nii vaatame, siis on meil suhteliselt ebamugav, aga tegelikult kui liikumise pealt, siis ta tegelikult niimoodi tuleb, et ja oluline on see, et siis samamoodi täis talla peal oleks libised ja põlv ei tohi minna niimoodi, et üle nina, et tegelikult on hea, kui ta on risti ja mingitel kiirematel sõiduviisidel tegelikult isegi ongi niimoodi, et see põlv on nagu tahapool. Ja kui me siit nüüd hakkame seda tõuget tegema, nii-öelda tõukejalg on siis meil see tagumine, et kui me siit koost vaikselt lähme, siis võimalikult kaua on hea, kui see kand on nii-öelda maas. See annab selle suusa pidamise ja kui meil jalad on siit kõrvuti nii-öelda see tõuke hetk, et me vajutame määrde vastu lund, see annab meile pidamise ja siis tõuke lõpus tegelikult viimases nii-öelda selle pöiaga me tõstame ennast nii-öelda siit puusast ülesse ja lähme libisema siis nagu selle libijalale ja asendan õige siis tegelikult, et me olemegi ainult luustiku peal selle libi faasis, et tegelikult reie lihased on täitsa lõdvad. Kui kunagi sa saad selle tunde kätte ja siis ongi see, et see libisemise hetkel, kui sa siin oled nii-öelda kõrges tugiasendis ja nii-öelda puusa peal ja õieti teinud, siis tegelikult see libisemise faas ongi see nii-öelda see, kus lihas on lõtv ja valmistub nii-öelda järgmiseks tõukeks. Tegelikult, mis on olulised asjad, mis nagu kindlasti tasub ära rääkida, mida järsemaks läheb tõus, seda lühemaks läheb suusasamm ja seda rohkem tõuseb keha nii-öelda püstisemaks, aga samamoodi selg ei tohi minna nõgusaks, pea ei tohi minna kuklasse ja samamoodi siis kepi, sul ei ole nagu aega nii kaugele ette viia, aga klassikas on samamoodi, et vaba käsi tuleb, läheb siit nagu lased õlast ka järgi, et see käsi kasutad inertsi ära või nii-öelda lased selle vaba käe, peatad kepi kinni, lööd keppide laius, samamoodi õlgade laius, et tihti harrastajatel kipub see olema, et nad panevad eest käed liiga kokku, siis tõuga läheb niimoodi, käib seest välja, et tegelikult nad peaks käima nii-öelda õlgade laiuselt ja nii-öelda kepiälja kohalt otse eest taha kõige parem, et siin ilma kepita sõitu võib varjutada, võtta kepid kätte ja siis sa tunnetad ära selle. Ja jah, nii et mida järsemaks tõus, seda lühemaks läheb samm ja samamoodi on oluline just alati see, et ei läheks siukseks päka peal jooksmiseks, nagu tihti näha on, et üritada seda täis talla peal hoida ja see tõuke hetk peab olema siis, kui ongi keharaskus all sul, et siit tehakse siuke väike, hästi kiire, aga lühike allaiste. Sellega vajutad suusa kinni ja siis võimalikult kaua maas hoida ja lõpus siis pöiaga lükkad. Proovin nii näidata, et kuidas nii-öelda, mis harjutusi me teeme, et seda tasakaalu saada, et siis on nagu hästi kaua libiseda ja saadki ühe jalaga. Asjad
võtavad aega alati enne, kui nad realiseeruvad. Meil on aega tegelikult vanast, lihtsalt elu on keerukad. Et ma tean, mida teen, kui ei tea, mida teen, terve elu teen ees. Kõige jaoks on aega veel, et mõtlen. Enne kui teen, kui kõhklen, siis mõtlen ma veel, et ma viska aega maha. Sest tean, et aeg on raha, kuid kõige jaoks on aega täpselt nii palju, kui ise tahan. Ma lihtsalt ei kiusta millegi sette. Ma ei kujuta ette, et saan elada ainult hetkes. Kui kuskile hilinen, siis alati mirinen. Miks? Ma ju pidin, kui eksen, siis käin inimeseks. Vahel end tunustan ja aega siis kulutan ma. Kuid meil on aega veel, kui ei, siis kuskilt laename. Miski nõua mul pühendumust, kui ka olengi pühendunud. Kõik ei käi kella järgi, alati toimi löön marsuut. Aega ja kannatust vaid, aeg näitab armastust vaid. Aeg annab andestust vaid, aeg avab silmad suu. Kui võiks arvata, et suusatamine on eestlastele rinnapiimaga kaasa antud, ma võin garanteerida, ei ole ikka küll. Esimene tund on meil poole peal ja tegelikult on selle suusatamise juures nii palju lihtsaid asju, mida võiks meeles pidada ja mis teeb selle suusatamise palju lihtsamaks. Aga kui seda kõike meeles pidada, see on ikka väga keeruline. Nii, räägin kohe ära, mida mina avastasin. Kõige lihtsam. Väga hea õppetund. Lase vahepeal keppidest lahti, siis hakkab veri sõrmedes ringi käima. Väga lihtne. Need kepid ei tohiks minna ette niimoodi kokku. Väga hea. Aga tegelikult mis annab pidamise on just see sama, et jalg peaks olema võimalikult kaua täistalla peal, et ei läheks pöia peal. Ja pidamise annab see, et kui me saame jala, vaba jala ilusti nagu mööda, et põlv ei läheks üle varvaste, oleks pigem nii-öelda risti ja võimalikult kaua täistalla peal. Ja kõige olulisem, et libiseks ühe jala peal. Libiseks ühe jala peal. Tasakaalu on vaja meil. Suusatamine on tasakaalusport, aga pääsuke juba tuleb. Pääsuke tuleb. No, tasakaal väga okei. Okei, ja nüüd peab hakkama sama tegema. Aga mida ma teen selleks, et ma tunnetan ise ka, et need suusakepid lähevad hästi. Mis aru? No eks see tahab sõitmist ja harjutamist, ja teine asi on kindlasti see, et nad ei läheks risti, kui me tõuke alguses kergelt nii-öelda randmed ja küünarnukid nii-öelda fikseerime ära, et ega mis seal muud löögi alguse hetkel, et noh, nad kipuvad tulema isegi suurte tippudel, et alati võib öelda, et see on isikupära. aga jah, eks ta ökonoomsem ja tehniliselt parem oleks, kui nad ei läheks. Et noh, seal üks asi, mis aitab suusakepid käest ära keskelt kinni, sõidad nii-öelda ilma keppideta, aga suusakepp võid keskelt. Saame lühemaks. Noh, väga hästi juba. Nii, ja nüüd astu kõrvale. Nüüd juhtus see, mida valus on. Et mis suusatreeniks on, kui me ei kuku? Aga tegelikult see on hea oota. Ma räägin ära, kuidas püsti saab. Püsti, väga hea. Nii, keera suusad risti mäega. Nii. Keera suusad risti mäega. Ja siis, et kui sa oled sõidusuunas või nii-öelda mäega sedasi, siis juhtub see, et vajud alla. Ei saagi. Alati risti mäega. Ei saanud kahjuks džentelmen olla. Aga ma arvan, et saab käia. Nii, aga kui nüüd klassikat tõus läheb nii järsuks ja nagu meil väike äpardus juhtus, siis tuleme suusaäärest välja ja liigume siis käärsammul. Ja käärsammu puhul siis ongi see, et mida järsemaks tõusus läheb, seda rohkem lähevad suusaninad välja, aga muidu nagu ikka, et vaikselt jalutad, kepi tugi ja astud nii-öelda jalaga mööda. Ja.
ja kui juba tõus läheb lamedamaks, siis nii-öelda suusajälge tagasi ja jälle uuesti proovida.